Aga lähme siis seeriaga edasi. Seekord on siis teemaks Jumala igavikulisus või siis Jumal kui igavene Jumal. Ja ma küsiksin alustuseks meie kõigi käest küsimuse. Kas sa oled mõelnud, et millal sa esimest korda aru said, et sind ootab ees surm? Millal said sa teadlikuks, et sinu päevad on loetud, sa kord sured? Ma ise mäletan, et paar aastat tagasi, kui üks minu väikevendadest, mul on väiksed kaksikud vennad, üks minu väikevend oli kuskil 5 või 6 aastane. Ma mäletan, et ta lihtsalt nuttis ühel hetkel diivani pealt, ta oli üksinda ja ta nuttis. Ja siis ma vestles temaga, ma lihtsalt juhtusin seda pealt nägema. Ja ma vestles ja küsisin, aga miks sa nutad? Ja minu väikevend ütles, et ta kardab. Miks? Ta ütles, et ta kardab, sest ta teab, et ta sureb ära. Ja ma üritasin loomulikult öelda, et see on ju loomulik ja kõik sureme ja niimoodi. Aga tema ütles, et ta kardab, sest ta tahab elada. Kui ma mõtlesin enda peale, et millal mina seda esimest korda tundsin, siis ma usun, et mina tundsin seda aastal 2001, kui minu vanaema ära suri. Mäletan, et ma olin surnukuuri minemas ja sel hetkel ma ei osanud midagi oodata või tunda. Ma teadsin lihtsalt, et vanaema on surnud ja kõik. Kuid kui ma reaalselt nägin seal surnukuuris tema surnukeha, siis ma hakkasin seletamatult kombel nutma. Sest sel hetkel ma reaalselt nägin oma silmadega esmakordselt surma ja teatud mõttes ma polnud pärast seda enam endine. Muidugi ma teadsin lihtsalt, et mis asi see surm on ja et kord me sureme. Aga ma usun, et meil igal ühel on eludes mingisugune taoline hetk, kus me mingisugune teadmine, ta ei ole lihtsalt enam teadmine, vaid ta saab reaalsuseks. Fakt on siis selles, et ühel hetkel saab iga inimene teadlikuks oma surelikkusest. Meie kõik, meie inimestena maadleme oma surelikkusega ja me tahame teha kõik, mis võimalik, et seda peita. Kuid Jumal on seadnud meile kõigile ühe päeva suremiseks ja seda meie endi patu tõttu. Me ei pääse surmast, vaid varem või hiljem peame me sellega silmitsi seisma. Meie inimestena, me oleme loodud olendid, me oleme loodud elama aegruumis. See tähendab, et meie jaoks kehtib selline kontseptsioon nagu aeg. Meie jaoks on olemas minevik, olevik ja tulevik. See on kuidagi meie olemusse sisse kodeeritud või sisse kirjutatud, et meie päevad on piiratud. Ja et aeg kui selline ühel hetkel saab otsa, see on osa inimeseks olemisest, see on osa inimese piiratusest. Aga vaadake, Jumalal, temal puudub selline kategooria. Jumal ei ole ajaliselt piiratud. Jumal ei pea muretsema, et ta kuidagi kord ära sureb või et temal saab aeg otsa, sest tal on lõputul hulgal aega. Ta on ajast väljapool. Jumalal puudub algus ja lõpp. Pole olnud kunagi hetke, kus Jumal ei oleks eksisteerinud ja kunagi ei saa ka olema hetke, kus Jumal ei eksisteeriks. Ta eksisteerib alati, ta on igavene. Ja see on taas selline teadmine, mis meie inimlikku mõistusesse kuidagi ei taha mahtuda. Igavik kontseptsioon, kui me mõtleme selle peale, siis see on miski, mida me ei oska ega saa väga hästi seletada. Aga ometi on meis see teadmine, et see nii on. Et Jumal on igavene ja et ka inimene on tegelikult loodud igaveseks eluks. Ja vaadake, just seepärast on surm ka meie jaoks niivõrd ebaloomulik. Sest Jumal algses loomingus see tegelikult nii ei olnud. Me olime loodud elama, mitte surema. Kuid inimene tegi pattu, ta otsustas mitte kuuletuda Jumalale ja seepärast sisenes patt maailma, seepärast sisenes patt ellu. Ja kui patt siseneb ellu, siis elu peab lõppema surmaga. Kuid tänu Jumala armule võime osa saada igavesest elust ja see on see, mida meie süda nii väga igatseb ja see jääb seda igatsema ja see jääb rahutuks seni, kuni ta selle kätte saab. Igatahes meie siis inimestena me kogeme aega, aga aeg pole Jumala jaoks selline piirang. Ja teoloogid on üritanud ka põhjendada, kuidas Jumal suhtestub ajaga ja minu arvates on parim kirjeldus järgmine. Pange tähele. Jumala jaoks on kõik see aeg, mida meie kogeme, üks hetk. Jumala jaoks on kõik aastatuhanded üks ainus hetk. Ja see on taas idee, mida on raske hoomata, aga pühakiri läbivalt puudutab seda teemat. Kui me loeme Piiblit, siis Jumal, kes on igavene Jumal, see hüppab väga selgesti välja Piibli lehekülgedelt. Näiteks vaatame korraks salmi 90. Loen siit ette, salmid 1-12. Issand, sina oled meile loonud eluasemeks põlvest põlve. Enne kui mäed sündisid ja kui maa ja maailm loodi, oled sina, Jumal, igavesest igavesti.
sina viid inimese jälle põrmu ja ütled, tule tagasi, inimlapsed. Sest 1000 aastat on sinu sünnist nagu eilne päev, kui see on möödunud. Ja nagu vahikord öösel. Sa uhud nad ära, nad on nagu uni, nagu rohi, mis hommikul haljendab. See õitseb hommikul ja haljendab. Õhtul see närtsib ja kuivab ära, sest sinu viha tõttu me lõppeme ja su vihaleegist me ehmume. Sa paned meie pahateod enese ette, meie salapatud oma palge valguse ette, sest kõik meie päevad mööduvad su raevu all, meie aastad lõppevad nagu ohe, meie päevade mööd on 70 aastat ja kui keegi on tugev 80 aastat ja parimal puhul on need ometi vaev ja häda. Jah, see möödub kähku ja me lendame ära. Kes tunneb su viha tugevust ja su raevu, nõnda nagu sind tuleb karta. Õpeta meid meie päeve arvestama, et me saaksime targa südame. Väga palju põnevaid mõtteid siin tekstis, aga siin on nimetatud igavikulisust. Jumal on igavene Jumal. Ja vaadake, heebrea keeles on sõna igavese jaoks selline sõna nagu olam ja see on tuletatud sõnast alam. Ja alam tähendab otseses tõlkes sellist kinnikatmist, ehk siis heebrea mõistuses see idee igavikulisuse jaoks on see, et aeg kui selline, mis koosneb meie mõistuses või meie kogemuses sellistest pidepunktidest, see on kinni kaetud, me ei näe neid. Kui me mõtleme elust või sündmustest, me mõtleme sellistes pidepunktides, oli see sündmus sellel ajahetkel või oli nii või et tulevikus ma lähen sinna ja teen seda. Me mõtleme sellistes pidepunktides. Aga heebrea mõtteviisis igavikulisuse kirjeldamisel neid hetki pole. See on kinni kaetud. Me ei näe seda. Ja selle sõna olam, selle sisu on kirjeldatud ka selliselt, et see tähendab, see on otseses mõttes midagi, mis on horisondi taga. Ehk siis heebrea mõtteviisis igaviku kirjeldus on selline, et see meie jaoks miski, mida me teame, et see on olemas, aga meie jaoks on see kauge kontseptsioon ja me näeme seda hägusalt ja kaugelt. Nõnda nagu horisonti. Me ei suuda selleni kuidagi küüntida, aga me teame, et nii on. Siin tekstis ütleb ka, et Jumala jaoks on 1000 aastat üks päev. Ja siin ta isegi liialdab seda, ütleb, see on nagu eilne päev, kui see on juba möödunud. Samas on ka vastupidine välja toodud Peetruse kirjas. Apostel Peetrus ütleb, et Jumala jaoks on ka üks päev kui 1000 aastat ja pannes see kokku, kirjeldab see seda, et Jumala jaoks selline kontseptsioon nagu aeg. See on teatud mõttes kehtetu. Meie kogeme aega, aga Jumal on ajast väljaspool. Ja me ei tohiks mõelda, et Jumal on ajas, et temale kehtib aeg. Vaid et aeg on Jumalast, sest et kõik tuleneb Jumalast endast. Jumal on see ülim reaalsus, mis on üle kõige. Ma toon veel mõned teksti, mis kinnitavad Jumala igavikulisust. Ilmutus 1.8. Mina olen A ja O, ütleb issand, kes on ja kes oli ja kes tuleb kõige väeline. 1. Mooses 1.1. Alguses Jumal lõi taeva ja maa. Alguses, ehk siis enne seda, kui mitte midagi polnud. Isegi aega polnud, enne seda Jumal juba oli. 5. Mooses 33.27. Varjupaigaks on iidne Jumal, kes sirutab välja igavesed käsivarred. Igavesed käsivarred. Olam. Psalm 102.13. Aga sina, issand, istud aujärel igavesti ja sinu mälestus kestab põlvest põlve. Igavesti on Jumal Jumalaks ja rahvas ei saa teda kuidagi ära kaotada. Jesaja 57.15. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Kõrge ja üllas, igavesti elab. 1. Timoteus 1.17. Aga ajastute kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale, olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti. Aamen. See tõsiasi, et Jumal on igavene, Jumal tuleb läbivalt siis piiblist välja. Pange tähele, kuidas selline teoloog nimega Aidan Tozer seda kirjeldab. Ma tsiteerin tema mõtteid. Tsitaat algab. Tõde on, et kui piibel ei õpetaks, et Jumal omab lõputut olemist selle kõige kõrgemas tähenduses, siis peaksime seda järeldama tema teistest omadustest. Ja kui pühakirjas puuduks sõna absoluutse igavese jaoks, siis oleks vajalik meil endil see tekitada, et seda kontseptsiooni väljendada, sest see on eeldatud, vihjatud ja üldistavalt võetud arvesse igal pool pühakirjas. Lõputuse idee on Jumala kuningriigi jaoks nagu süsinik on looduse kuningriigile. Nõnda nagu süsinik on leitav pea igalt poolt, kuna see on hädavajalik element kõiges elavas mateerias ja varustab kogu elu energiaga, nõnda on lõputuse kontseptsioon vajalik, et anda tähendust igale kristlikule doktriinile. Tõesti, ma ei tea ühtegi osa kristlikust kreedost, mis saaks säilitada oma tähtsuse, kui igaviku idee sellest eemaldatakse. Ja ma jätkan tema tsitaadiga.
kuna Jumal elab igaveses praegus, siis pole temal minevikku ega tulevikku. Kui ajasõnad piiblis esinevad, siis viitavad nad meie, mitte Jumala ajale. Kui 4 elavat olendit Jumala trooni ees päevad ja ööd kisendavad, püha, püha, püha on Issand Jumal kõigeväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb, siis nad samastavad Jumalat olendliku eluvooluga, selle tuttava 3 meelega. Ja see on õige ja hea, sest Jumal on seda oma suveräänsuses soovinud, et teda nõnda tuntakse. Aga kuna Jumal ise ei ole loodud, siis ei ole tema ise mõjutatud nendest järjepidevatest muutustest, mida meie nimetame ajaks. Jumal on väljaspool aega, ta on üle aja. Meie oleme ajas ja meie oleme seepärast piiritletud. Jumal on igavene, inimene ei ole. Aga kuidas saab see teadmine siis? See, et Jumal on igavene, Jumal meid praktiliselt aidata. Sest minu jaoks on oluline just see praktiline külg ka piiris. Me võime teada asju, aga mida ma teen selle teadmisega, kuidas see aitab mind? Mina usun, et see teadmine väga suureks abiks olla. Sest kui me mõistame, et Jumal on lõputu hulk päevi, siis esmalt õpetab see meid paremini arvestama meie lõpliku päevade hulgaga. Ja kuna Jumal ise on ajast väljas, siis just seepärast saab ta meid ka ajas sees aidata. Vaatame Koguja raamatusse, peatükk 3 ja ma toon välja siit 3 sellist olulist mõtet, mis aitavad meid meie usuteel. Koguja raamat ja peatükk 3. Ja ma loen need 3 mõtet ette ja siis ma seletan natukene põhjalikumalt. Esimene mõte on see, et kuna Jumal on igavene, siis saame oma minevikule rahuga peale vaadata. Teine mõte. Kuna Jumal on igavene, siis on meil võimalik vaadata otsa oma tulevikule ilma ärevuse ja hirmuta. Ja 3. mõte. Kuna Jumal on igavene, siis on meil võimalik elada praegu, olevikus, siin ja praegu tarkusega. Aga kõigepealt see esimene mõte siis. Me saame mineviku peale vaadata rahuga. Loeme Koguja raamatust selle peatüki, 3. peatüki salmid 1-15. Igal asjal on määratud aeg. Ja aeg on igal tegevusel taeval. Aeg sündida ja aeg surra. Aeg istuda ja aeg istutatud kitkuda. Aeg tappa ja aeg terveks teha. Aeg maha kiskuda ja aeg üles ehitada. Aeg nutta ja aeg naerda. Aeg leinata ja aeg tantsida. Aeg kive pilduda ja aeg kive koguda. Aeg kaelustada ja aeg kaelustamisest hoiduda. Aeg otsida ja aeg kaotada. Aeg hoida ja aeg ära visata. Aeg rebida ja aeg õmmelda. Aeg vaikida ja aeg rääkida. Aeg armastada ja aeg vihata. Aeg sõjal ja aeg rahul. Mis kasu on töödikeel sellest, mille kallal ta vaeva näeb? Ma olen näinud tööd, mida Jumal on andnud inimlastele, et nad sellega endid vaevaksid. Kõik on ta omal ajal hästi teinud. Ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma, et inimene mõistaks Jumala tehtud tööd algusest lõpuni. Ma mõistsin, et neil pole midagi paremat kui rõõmus olla ja elu nautida. On just seegi Jumal andi igale inimesele, et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast. Ma mõistsin, et kõik, mis Jumal teeb, on igavene. Midagi ei ole sellele lisada ega sellelt ära võtta. Ja Jumal on seda teinud nõnda, et teda tuleb karta. Mis on, see on juba olnud, ja mis tuleb, seegi on juba olnud. Jumal otsib möödunu taas välja. Aamen. Koguja raamat ise, ta ei ole just selline kõige julgustavam teos. Koguja raamat on sellise vana inimese reflektsioon või tagasivaade elule ja ta on meie jaoks siis kirja pannud sellise vajaliku tarkuse, et meie seda teksti lugedes oskaksime elu asetada õigesse perspektiivi. Vaadake need salmid 2-8. Ta toob välja, et elus on teatud sellised erinevad poolused ja sealt tuleb ka välja, kuivõrd varieeruv ja lai võib ühe inimese elu olla. Ja ma usun, et igaüks võib seda ise tunnistada ka, et elu ei ole nii lihtne. Meil on omad eesmärgid, meil on omad plaanid, meil on omad soovid, me kuidagi proovime neid eesmärke täita, liikuda nendes suunas. Aga peab mitte kunagi ei lähe asjad nii, nagu me reaalselt plaanime ja soovime. Elu on varieeruv. On häid aegu, on väga häid aegu ja on halbu aegu. Ja on ka väga halbu ja raskeid aegu. Jõudes aga salmini 15, siis leiame ühed sellised huvitavad sõnad. Salm 15 ütleb nii, ma kordan seda. Mis on, see on juba olnud. Ja mis tuleb, seegi on juba olnud. Jumal otsib möödunu taas välja.
Vaadake, kui meie oma minevikule peale vaatame, siis ma usun, et me kõik võime öelda, et me väga suures osas tunneme kahetsust. Me näeme kõiki neid halbu valikuid, mida me teinud oleme. Mõtleme, mida oleks saanud teha teisiti ja nii edasi. Ja me kuidagi tunneme nagu nii seotuna ja abituna ennast. Me teame, et me ei saa seda mitte kuidagi muutega enam paika panna. Me mõtleme ka kõigele sellele ülekohtule, mis meile on tehtud või see ebaõiglus, mida me kannatanud oleme ja oleme ausad, see tegelikult mõjutab meid siiani. Aga see, mis kunagi oli, see ei ole tegelikult jäädavalt kadunud mineviku tumedatesse soppidesse. Vaid kord, kui Jumal kohut mõistab, siis otsib ta selle üles, kõik see, mis juhtunud on minevikus ja seab asjad paika. Lõppude lõpuks seab Jumal õigluse täielikult jalule. Jumal otsib möödunu taas välja. Tema silmadelt pole miski ära kadunud. Kui me oleme Kristuses, siis kogu meie patuga on tegeletud ja me ei pea selles osas kartma, et Jumal sellega tegeleb. Sellega on Jumal juba tegelenud. Aga me mõtleme ka kõige selle ülekohtu peale, mida kannatanud olema, see ebaõiglus, see tagakius, need reetmised, valusad kogemused, siis kuidagi lõppude lõpuks otsib see Jumal selle ka kõik välja ja seab asjad paika. Loeme salmid 16-17. Ja veel nägin ma päikese all kohtupaika, kus oli ülekohus ja õigluse paika, kus oli üleastumine. Ma mõtlesin südames, Jumal mõistab kohut õigele ja õelale, sest igal asjal ja igal teol on oma aeg. Tee, mis tahad, lõppude lõpuks seab Jumal asjad paika. Kõik need halvad valikud, mida me teinud, kõik need tagakiusud, mida me kogenud oleme, see valu, see ebaõiglus, mida me oleme kogenud, mida me oleme teinud, see ei ole Jumala silmade alt pääsenud. Kord avatakse raamatud ja iga inimese üle mõistetakse õiglast kohut. Ja just seepärast võime ka meie vaadata oma mineviku peale rahuga, sest me teame, et Jumal on väljaspool aega, ta on igavene ja kord ta seab õigluse jalule. Teine mõte. Saame tulevikule otsa vaadata hirmuta. Miks me üldse muidu kardame tulevikku? Miks me üldse kardame? Ma usun, et seda seetõttu, et me vaatame kõikide enda soovide ja võimaluste peale ja küsime, et kas need nagu realiseeruvad ka. Et mis siis saab, kui ei realiseeru? Kas meie tulevik mõjutab kas meie minevik mõjutab meie tulevikku? Mis siis, kui see halb, mis minuga juhtus, on mind ka tulevikus mõjutamas? Nii palju sellist teadmatust on ja me tunneme ennast kuidagi abituna, sest me leiame, et see on kuidagi meie jõu alt, see käib üle jõu. Kui me loeme kogu raamatut, siis kogu raamatu tekstis tuleb selline terviklikkus esile, selline üleüldine nägemine, et see, mida see nõnda nimetatud maine elu endas kujutab, me näeme kuidagi seda üldises terviklikus plaanis. Ja kogu raamatu autor on aus. Elu ei ole lihtne. On vaeva, pürgimist, rügamist, kannatamist. Neid pooluseid nimetas ta siis peatükis 3 salmist 2-8. Aga kogu raamatust tuleb välja ka selline hingevõilik osutus, et ülimalt on ka see kõik Jumala loodud, Jumala käte käes, Jumala valitsuse all. Meie näeme siin ebaõiglust ja valu, selliseid X-faktoreid ja olukordi, mida me ei saa kuidagi kontrollida ja me tunneme ennast nii abituna, aga me saame hingata rahus, sest see kõik on tegelikult Jumala kätes. Kuidas saame tulevikul otsa vaadata rahuga? Sest me teame, et see on kõik igavese Jumala käes. Tema on see, kes valitseb ja tema on see, kes seda maailma juhatab. Ning 3. ja viimane mõte, meil on võimalik elada praegu siin olevikus tarkusega. Las siis Jumala igavikuses olla see, mis õpetab meile tarkust. Jumal elab igavesti, aga meie mitte. Meile on määratud päev suremiseks. Ja pühakiri tervikus ongi selleks, et meile tarkus kinkida. Tarkust, et elu õigesti tunnetada, tarkust, et elu õigesti elada. Ja kui me õpime reaalselt Jumalat tundma, siis asetab see meie elu õigesse rööbastesse. Jumal on igavene Jumal ja seda nähes näeme ka meie enda inimlikkust, enda piiratust. Ja vaadake, tänapäeva inimene on niisugune huvitav tegelane. Ma olen tähelepanu, et oma praktikas elab sellised, nagu ta kunagi ära ei sure. Ja kui me tegelikult ausad oleme, siis tegelikult kogu see surmatemaatika on meie ühiskonnas ka väga maha vaikitud. Ja seda üritatakse piltkudes kuskilt silmadelt ära viia. On iluoperatsioonid, ilukirurgia, vanadekodud ja hooldekodud, kus me saame kõik need vanainimesed ära panna ühte
ühte kohta, kus meie siis ei peaks nägema, kuidas nad maha kärvavad ja vanaks jäävad ja kortsu lähevad ja ära surevad. Ka haiglad on sellised kinnised osakonnad, kus me ei näe, mis inimesega juhtub. Ilutooted reklaamitakse, et näed, see teeb sind nooremaks, peidab sinu kortsud ära. Ehk siis me üritame kogu aeg seda surmateemat kuidagi endale kaugele ära viia. Me ei taha selle peale mõelda. Ja ka elus üldiselt plaane tehes. Üldjuhul inimene eeldab, et sureb ära või ta ei arvesta nii väga sellega. Niisugune keskmine inimesed mõtleb, et pole mõtet surma peale mõelda enne, kui 70-aastaseks on. Aga vaadake, sellisesse suhtumisse suhtub pühakiri vägagi manitsevalt. Ma loen teile sõnad Jakobuse tekstist, peatüki 4, salmid 13-16, seal öeldakse nii. Kuulge nüüd, kes te ütlete. Täna või homme lähme sellesse või teise linna veedame seal 1 aasta ning kaupleme ja saame kasu. Teie, kes ei tea, missugune on homme teie elu, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Selle asemel öelda, kui issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist. Te kiitlete oma kõrkuses. Iga selline kiitlemine on kurjast. Seda teksti peaks nüüd ettevõtetel lugema. Teeme oma plaane, teeme oma äriplaanid, lähme sinna, teeme 2, 3, 4, saame kasu, teeme kõik nii. Me ei kontrolli seda maailma. Me ei juhata olukordi ja me ei saa mitte milleski tegelikult kindlad olla. Ja väga palju meie eluplaanidest, see on tegelikult meie endi lihalik kiitlemine. Kui me ei arvesta seda tõsiasjaga, et meie elud on Jumala käes ja et meie ei valitse ette tulevat olukordadele. Jumala igavikulisus õpetab meile selle elu lõplikkust. Ja see peaks panema meid seisatama ja küsima, et kuidas peaksin ma siin ja praegu oma elu elama, teades, et ma kord suren ja seisan Jumala kohtu ees. Kui me mõistame, et Jumal on igavikuline Jumal, siis suudame me seda elu elada siin ja praegu olevikus tarkusega. Teeme kokkuvõtte. Me siis inimestena kord sureme. Meil ei ole sellest pääsu. Me kogeme aega. Me tunneme, kuidas minevik on möödas, tulevik on ees. Kuid Jumala reaalsuses selline kategooria puudub. Jumal ei ole ajas, vaid aeg on Jumalas. Enne seda, kui oli aega, siis Jumal oli juba olemas. Ja see, et Jumal on igavene Jumal, see ei pea olema meie mõistuses kuidagi selline tuim teadmine, vaid see saab olla meile siin ja praegu praktiliseks abiks. Kui me mõistame, et Jumal on igavene, siis me võime oma mineviku peale vaadata rahuga, sest see ei pääse Jumala valvsa pilgu alt. Iga asi saab kord paika seatud, õiglus seatakse jalule. Kui me usume Jeesust, Kristust, siis on meie patt kinni kaetud, Jumal on meie patuga tegelenud ja kõik see ülekohus, mida me kannatame, kord Jumal tegeleb ka sellega. Me saame tuleviku peale vaadata hirmuta ja mureta, sest me teame, et kõik meie päevad on issanda käes ja Jumal on see, kes kingib meile elu ja meie elusündmus juhatab. Ja see teadmine peaks meid vabastama ärevusest ja hirmust, sest me teame, et see, kes meie elusid juhatab, on igavene Jumal, kes kõik on loonud ja kes meist hoolib. Ja me saame elada siin ja praegu tarkuses. Me teame, et me ei ela igavesti, vaid me peame patu tõttu surema. Me sünnime, kasvame, vananeme ja siis me sureme. Siinses elus me ei ole surematud. Ja pühakiri on selleks, et meile tarkust anda. Üks suurimaid tarkuseid siinses elus on kindel teadmine, et Jumal on looja, meie ei ole autonoomsed jumalad ja üks kord me sureme. See elu on tõesti nagu aur, see liigub väga kiiresti mööda. Mäletan, et kui ma olin 16-aastane ja vaatasin 5 aastat tagasi, mõtlesin, et pikkene terve igavik on läinud. Ja siis tundub, et elu on pikk. Aga nüüd ma olen 27. Ja kui ma nüüd vaatan 5 aastat tagasi, siis tundub see nii lühidalt ja kiiresti läinud. Ja ma juba aina rohkem mõistan neid vanu inimesi. Ma olen rääkinud piisavalt vanade inimestega, neid külastanud. Ja kõik ütlevad, elu on nii lühike. See läheb nii kiiresti mööda. Ja ma usun, et ma aina rohkem mõistan neid. Kord me sureme. Aga meil on vaja Jumala käest tarkust, mis on pühakirjas, et elada seda lühikest elu, mis meil siin on, tarkusega. Kuid see kõige olulisem eeldus selle kõige eelneva jaoks on see, et meie elu kuulub Jeesusele. Sest
me saame ainult siis kindlad olla Jumala armastuses ja hoolimises ja valitsemises, kui oleme andnud ennast täielikult Jeesusele, kes suri meie pattude eest, et meil võiks olla elu. Anna ennast Issandale. Usalda ennast Jeesuse kätte. Ja sa võid kindel olla, et sul on elu. Aamen.